Leelo Tungal, Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, Koeru päästekomando, Hardi Volmer, Katrin Lust, vallavanem Rait Pihelgas. Need olid vaid mõned nimed 100, kes said Koeru keskkooli algklasside õpilaste poolt purki pandud seened kingituseks. Uurime stuudios täpsemalt, kuidas sündis eduloo idee ja kuidas see protsess kulges. Tere, mina olen Maarja, tutvustan teile Koeru TV's põgusalt ideed, kuidas Koeru keskkoolis suleti eelmise aasta sügisel üheks koolipäevaks Aruküla mõis ja külastati üheskoos Seenemetsa. Tervitame stuudios õpetaja Kerlet. Tere! Tere! Kas vastab tõele, et see oli teie idee, teie need seened korjasite ja ära marineerisite ja lapsed need siis ära ka kinkisid? Oi ei, mina üksi kindlasti ei ole selle projekti autor, et see on ikkagi meie ühistöö. Ja ma sain inspiratsiooni sellest, et ma käisin oma perega seenel ja meil oli väga tore ja siis tekkiski mõte, et võiks ju kogu mõisarahvaga seenele minna. Et uurida seda metsaelu ja mida üldse seentega teha saab ja kuidas neid üldse korjata. Nii see juhtuski. Ja kuidas lugu edasi arenes? No edasi arenes siis niimoodi, et minu ideega tulid kaasa kõik mõisaõpetajad ja õpilased ja nii me sinna metsa siis sattusimegi. Ja üheskoos otsustasime tegelikult, et see on meie kooli kingitus Eestile 100. sünnipäevaks. Tänud selle täpsustava intervjuu eest. Aitäh! Meile olemasoleva info kohaselt käidi Koerus algklasside õpilastega Seenemetsas, puhastati ja tuvastati seened, marineeriti ja pandi purki ning jagati kooli sõprade vahel ära. Jah, meie siis käisime ka metsas. Tuvastasime seened, korjasime need korvidesse ja hiljem puhastasime. Marineerisime ja panime purkidesse ja jagasime need oma sõpradele. Keset koolipäeva Seenemetsas. Ja. Meie saate analüütik õppejuht Ave teeb nüüd ülevaate, kuidas ja kas see ühine väljasõit siiski oli õigustatud. Aitäh, Maarja! Antud edulugu on hea näide edukast ainetevahelisest lõimingust. Loodusõpetus, seenelkäik, seente tundmine ja korjamine. Eesti keel, seente nimetamine, siltide kirjutamine, matemaatika, koguste arvutamine, kehaline kasvatus, metsas liikumine, kükitamine, inimese õpetus, kingituse saajate valimine, koostöö, vajalike vahendite muretsemine ja nii edasi. Kunstiõpetus, purkide siltide kujundamine, kodundus, seente marinaadi valmistamine, seente purki panemine ja ajalugu operaator kõps seeneriigis ühine vaatamine. Oleme tagasi stuudios, aitäh Ave selle põhjaliku ülevaate eest. Aga nüüd numbritest. Kokku osales eduloos mõisarahvas 100 seenepurki, 124 algklassi õpilast, 9 õpilast 6. klassist, 9 õpetajat, 2 koolitöötajat, 5 lapsevanemat ja 100 kingisaajat. Võrdub kokku 249 inimest. Nüüd, kus metsad on taas seenid täis, jagavad Koeru keskkooli õpilased lahkelt soovitusi. Minge loodusesse, korjake seeni, õppige imehead seenemarinaadi valmistama ja rõõmustage sellega kallid inimesi. Mina olin Maarja ja teie vaatasite Koeru TV edulugude rubriiki. Andkem lastele rohkem võimalusi kogeda päris elu.